Tere! Vaatate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi saadet Statistikaminutit, kus me räägime erinevatel statistika ja andmetega seotud teemadel. Mina olen Maarja Lambing. Ja mina olen Karel Lember. Ja täna, nagu aru saate, on kätte jõudmas hooaeg, kus inimesed põgenevad kodudest, lähevad laia maailma, käivad erinevatel üritustel, sündmustel ehk viibivad väljaspool oma tavapärast elukeskkonda. Räägime turismist. No Karel, kuidas tundub, kas Eesti on suur turismiriik? Noh, kui vaadata seda kohta, kus me praegu oleme, ehk Tallinna Sadam, siis Eesti on väga suur turismiriik. Kui siit käib aastas läbi 8 miljonit reisijat, neist pooled küll soomlased, aga turiste peaks siin jaguma igale maitsele. Kruiisilaev käib sinu meeletus koguses 100 tükki aastas. Et kui numbreid vaadata, ma ütleks, on turismiriik. Aga kui SKP vaadata, kas tundub ka niimoodi? No ütleme nii, SKP osas arenguruumi veel on. Et kui Statistikaamet viimati numbrid kokku lõi, siis ta sai, et turismimajandus moodustab Eesti SKP-st otseselt kuskil 5%. Koos kaudsete mõjudega ligikaudu 8%. Me püüdsime siis erinevate numbrimaagiatega kokku liita, kui palju need värskemad numbrid võiks olla, et tundub, et mõnevõrra väiksemaks on jäänud see turismi osatähtsus. Aga mida see otsene ja kaudne tähendab? Otsene on siis see, et piltlikult öeldes raha, mis turistid annavad otse turismiettevõttele või kaupluses kulutavad, kui palju sellest väärtust tekib. Aga kaupmees, ega ta seda raha ei jäta endale. Osa on vaja maksta elektri eest, kütuse eest, vedelate jookide, söökide eest, mida turistid ostavad. Ja seeläbi tekib siis kaudsem mõju laiemalt majanduses. Et kõige rohkem turismiga on meil seotud otseselt reisibürood, reisikorraldajad, majutuses ütleme 80% on seotud turismiga, et inimesed majutavad seal ka muudel eesmärkidel. Aga ülejäänutes sektorites on turismi roll juba väiksem. Näiteks veetranspordis kuskil pool, toitlustuses ka on pooleks, pooled on turistid, pooled on teised sööjad. Aga niimoodi see mõju läheb igale poole laiali, et kui pole just suveniiri müüa, siis tavalises poes turismi roll on kõigest võib-olla mõni protsent. Ja kui vaatame siin teisi riike, Horvaatial on turismi osatähtsus ja 2 korda suurem kui meil, et Eesti on pigem selline Euroopa keskmik. Et Hispaania, Portugal, Itaalia, neid riike on veel, kus turism mängib ikkagi suuremat rolli. Aga kui me vaatame lähemalt, et kui ma vaatasin ka turismi andmeid, et majutuses toitlustus on kõige madalam keskmine palk üldse. Lisandväärtus on pool töötleva tööstuse omast. Et miks meil see sektorit vaja on? Et me võiks ju kõik turismisektoris töötavad inimesed saata tööstusesse tööle. Majanduses ka mitu protsendipunkti suurem. Me võime nüüd küll arutleda, et kas me räägime ametlikust palgast või tegelikust sissetulekust. Aga tõsi ta on, et majutussektoris, toitlustuses on palju ka sellist lihtsamat tööd, mida näiteks koolivaheajal saavad üliõpilased teha. Kuid vaadates laiemalt, üks asi, mis turismi puhul on positiivne, et palju sellest rahast on eksport. Ehk seda maksavad kinni piltlikult öeldes välismaalased. Just see eksporditulu, mis turismist tuleb, et see ei ole sugugi väike number, et ma arvan, et keegi paari miljardi eest aastas ei hakkaks nurisema, et mis summadest me siin räägime. Et sellest suurusjärgus 2 miljardist, kuskil 1,5 miljardit on see, mis siis väliskülastajad siin koha peal kulutavad, käivad poes, tõesti majutus, toitlustus, meelelahutus.
ülejäänud jämedalt 500 miljardit on transpordiettevõtted reisijate veost, mis teenivad, et noh, siin me näeme, on mõned laevad, mis kuuluvad ikkagi, ütleme niimoodi, Läänemere valitsejate hulka. Meretranspordist saab üksjagu eksporditulu ja üllatus, isegi õhutranspordist. Isegi kuigi Estonian Air või Regional Jet või mis iganes nimi neil on, enam väga ei lenda, siis raha tuleb ikkagi, et siin vaatajatele, kuulajatele siis kodune ülesanne, et uurige välja, et mis eestimaine lennufirma meil seda raha toodab. Väike vihje, et kui ei leia vastust, siis vaadake MKM-i kodulehel majandusülevaadet seal tegevusalade all õhutranspordis. Võib-olla leiate üles selle ettevõtte nime. Aga tõesti, turiste käib meil siin palju. Üks täpsustus mõistete osas. Turist on see, kes siin ööbib. Kui ta siin ei ööbi, siis tema ei ole turist. Tema on väliskülastaja, kui ta on välismaalt tulnud. Ehk see üldmõiste on külastajad, mis hõlmab siis neid ühepäevakülastajaid ja ööbivaid turiste, aga no kõnepruugis ega suurt vahet ei tehta, et neid, kes meil siin ainult korraks päevaks tulevad, et neid on ka üksjagu, et sa siin alguses rääkisid need, kes kruiisiga saabuvad korraks laevalt maha, käivad ringi, õhtul tagasi, aga isegi liinilaevaga on neid ühe päeva inimesi, kuna ega meil naabrid ju kaugel ei ole, et soomlane käib tihti siin koostureisidel, kuna meil sõltub, kes väidab, et on odavad hinnad ja ei ole odavad hinnad, aga millegipärast siia satutakse. Kui vaatame numbreid, siis meil ikkagi veel on odavad hinnad, et kui hotellituba on Tallinnas kuskil 50% odavam kui Helsingis, või Helsingis 50% kallim kui Tallinnas hotellituba, et siis linnad on odavad. Et potentsiaali ju võiks olla, et oma tulusid veelgi kasvatada. Et kui vaatame muid asju, see vahe vist hakkab järjest väiksemaks ja väiksemaks jääma, et ega meil väljas söömas käia ei saa palju odavamalt kui lähiriikides. Ja seetõttu ega tulevikku vaadates, me oleme tööstuses rääkinud kogu üldiselt majanduses, et Eesti ei ole odava tööjõuriik. Et me peame keerulisemaid, kallimaid asju tegema. Et sama asi kehtib tegelikult ka turismis. Et on selline dokument nagu turismi pikk vaade, kus on siis need murekohad üles loetletud ja võimalikud arengusuunad või tulevikusihid seatud. Et üks asi on jah, et kuidas siis seda kallimat turisti saada, et on see äriturist või kuidas ta siin pikemalt aega veedaks. Lisaks hooajalisus on meil väga kõikuv. On ajad, kus kõik kohad on täis ja on ajad, kus kliente peab tuletikuga taga ajama. No eks see vist ongi keeruline, et kuidas Eesti sügisesse või Eesti varakevadesse turiste meelitada, et mis seal siin teha nii väga on, et isegi ei taha väga õue minna, et ja kui turist tuleb, ega ta siis ei tahagi ainult hotellis istuda, et tahaks ringi ka vaadata ja midagi ette võtta, et saan aru, et sellega mõnetigi see turismi pikk vaade tegeleb, et neil rohkem tegevust oleks ja saaks kuidagi rohkem eurosid kätte iga turisti eest. Aga kui meil oleks üks suuremat sorti saal, mis mahutaks korvpallisõpru või suurürituste korraldajaid, siis äkki oleksid nõus nad ka siin nii-öelda pimedal ja külmal ajal rohkem tulema? Kahtlemata, et lauluväljakule saab suvel küll minna, aga talvel on seal suht libe, et kui seal suurkontserti veebruaris korraldad, siis arvan, et enamik kuulajaid ibiseb lihtsalt mäest alla, et läheb väga keerukaks. Ja eks me peame vaatama, et kuidas neid võimalusi laiendada, et siin oleks kohe ja välisel ajal midagi teha, et praegu meil 2/3 külastajatest kuskil käib ju suvel ära ja ülejäänud aasta siis vaatame niisama. Ja ega hotellil ju kapitalikulu ikka jookseb, et laenumaksed pangale on sama suured nii suvekuudel kui talvekuudel, et väga keeruline äri on see. Ja restorani ka ei taha ju talvel kinni panna, et kuidagi pead selle aja üle elama. Jah, et nagu me näeme, siin palju inimesi liigub, palju välismaalt, kuid number 1 klient ikkagi majutuskohtadele on täna
Eesti inimene. Et me saame jämedalt öelda, et iga elaniku kohta meil aastas tuleb kuskil 2 väliskülastajat, 2, täpsustan, väliskülastaja ööbimist ja 2 siseturisti ööbimist. Et ja põhiliselt, kes meil väljast külas käivad, on ikkagi naaberriigid, Soome, Läti ja siis Rootsi, Saksamaa, nii edasi. Et kui vaatame nii-öelda neid väga turismist sõltuvaid riike, siis loomulikult seal ka naabrid on need põhiliselt, kes käivad ja kohalikud elanikud, kuid mõnes riigis tõesti kohalik elanik ei ole number 1 klient. Ja muidugi eriti hea on, kui sinu naabriks on näiteks, ma räägin Euroopa riikidest, sinu naabriks on näiteks selline riik nagu USA, Iirimaa ja Island, et nendele selline naaber toob ikka päris korralikku tulu, et ütleme nii, sinna sa juba nagu 1 päevaks ei lähe, kui juba minna, siis pikemalt ja ikka kulutad ka. Aga üks üllatav fakt, kui uurisin neid erinevaid statistikanumbreid, siis ega eestlane ka tagasihoidlik kulutaja ei ole. Et me veel ei ole rikkama 5 riigi hulgas, kuid ühe turisti ööpäeva keskmised kulutused, mis eestlane välismaal teeb, et seal me oleme enam-vähem 5 hulgas. Ja kui vaatame välisreisidel tehtud kulutusi, siis isegi esikolmikus. Et ma nüüd ei saa aru, et kuidas see on võimalik, et Ei noh, mis on aru saada, välismaal on kõik ju nii odav, et sa hakkad lihtsalt kulutama. Et sa tunnetad kohe, et ma tahan seda ja kõik on odavam kui Eestis, et ma arvan, et nii mõnelgi võib tunne peale tulla. Või ma ei tea, äkki on jäänud vanast ajast mingisugune tunne, et korra välismaale on mindud, et siis ei ole mõtet piire enam hoida, et küll seda krediitkaardi võlga jõuab pärast reisi kah maksta, et võib-olla lapsed ei peagi seal pärast reisi paar nädalat nii palju sööma, et küll saab kuidagi hakkama, et oluline ongi end välismaal hästi tunda. Jah, no siin võib muidugi olla ka teisi põhjusi, et eks reisil käivadki need, kellel sissetulekud on rohkem, et nemad reisivad rohkem, teevad neid kallimaid reise. Et aga tõesti, reisi kohta kulutused meil ei ole nii tipus, aga just see, mis ühel päeval suudetakse piltlikult öeldes läbi põletada, et kui juba minna, siis ikka täiega. Ja kui vaadata, et kui see reisi pikkus on, siis tegelikult reisil meeldib meil viibida kauem kui näiteks lätlastel või leedulastel. Et tundub, et reisimine on eestlastele päris hingelähedane. Aga õnneks siiski saab öelda, et see raha, mis välismaalased Eestisse toovad, et see on ikkagi veel natuke suurem kui see, mis eestlased siis välismaal kulutavad, et oleme nii-öelda plussis. Jah, aga vist on mõnesaja miljoniga, et ja vahe kipub vähenema, et abiks seegi. Ei no abiks ikka, iga 100 miljonit on abiks, mida rohkem Eestis kulutatakse, et aga loomulikult me ei vihka selle peale, et ärge käige reisil, et tasub ikka välismaal käia ja ringi vaadata, et võib-olla tasuks mõelda, et võib-olla kulutaks välismaal vähem ja kulutaks pärast raha Eestis. Jah, sest mis on ikkagi reisimise eesmärk? Kogeda uusi emotsioone. Ja see ei pea kallis emotsioon olema. Jah, see hiigel reisikohver võib-olla ei pea nii täis olema tagasi koju tulles, et võib-olla võib selle Eesti kaubandusest täis osta. Aga selle peale ütlekski, et ilusat suve teile, käige reisil, kindlasti ka Eestimaal, käige ringi, siin on üksjagu vaatamist ja näeme jälle. Jah, kindlasti. Reisil tasub käia ja pidage meeles, et siiski meil veel ööhind on natuke odavam kui Soomes ja odavam kui Rootsis, et Eestis saab küll suvel reisida ja ka ööbimisega reisi ette võtta. Näeme järgmisel hooajal.